Lubage mul kõigepealt nii enda nimel kui ka omalt poolt isiklikult avaldada sügavat tänu, et mulle täna üle hulga aja sõna anti, tänu millele ma olen sügavalt tänulik. Minu sõnavõtt toimub ajal, mille tunnistajaks me kõik oleme ja mis minu sõnavõtuks on antud. Seda aega on raske ületada, aga ma püüan. Asudes esitama täna esitamisele tulevat tohutut materjali, ma tahaksin peatuda ainult sellel ja ainult sellel, mida ühtlasi ei saa märkimata jätta. Vaadelgem seda mõnevõrra lähemalt, nii-öelda kaugemas perspektiivis. Esiteks, seltsimehed, tundub mulle, et on oluline tuua välja see oluline, mis tuleks sisse viia. Seda ühelt poolt. Teiselt poolt tuleks just see välja tuua, mida ma äsja rõhutasin. Meie ei tohi seltsimehed unustada, et üha suureneva laiendamise kasvu pideva tõusu tingimustes ei saa unustada seda osa, mida selles osas on juba saavutatud. See omakorda tagab ning ühtlasi kindlustab. Muud lahendust ma sellele probleemile ei näe. Siin on meie võimalused piiramatud. Nimelt, nagu teada, pole vähematki kahtlust, eriti just viimasel ajal, selle eredaks tõendiks on vaieldamatu fakt, seltsimehed, mis ilmneb eriti eredalt. See aga omakorda tõestab täie selgusega ja veelgi eredamalt, ütleksin mina. Ometi ei saa eitada, veel vähem maha salata, seltsimehed, ja vastupidi. Just see on tähtis. See on, ütleksin, peamine, see on kõik ülalmainitud. Ma toon näiteid. Tuleb tunnistada, seltsimehed, et vaatamata olemasolevatele ilmnevad aeg-ajalt mõningad üksikud, paraku ajutised, mis võib teinekord viia selleni, et kohati, nagu rahvas kujundlikult ütleb, võiks veelgi parem olla. Ent loomulikult seda enam. Ma tänan tähelepanu eest.